Juba nädalavahetusel alustati mitmel pool Eestis jaanipäeva tähistamisega, aga õige hoo saavad peod sisse täna. Alustame jaanipäevast nõndaviisi, et kõrgeks kasvab rohi. Kusjuures mulle väga meeldib, et lauluväljakul on mingi äge kontsertus, et kes võib-olla sääskedele Rootsi lauda ei taha pakkuda iseenda näol, siis jäävad linna. Ja ma arvan, jaanipäeva puhul on ka äge, siis teeks šašlõkki ja läheme edasi sealt. Ja kui me läksime šašlõki juurde, siis kui me teeme šašlõki, palun tehke õiget head šašlõki, ärge palun kõrvetage. Ja tehke selle väikse madala, seal tead, kus süsi ei ole nagu selline kõrvetav, vaid selline mõnusalt soe, kus liha nagu ei lähe mustaks, vaid ilusti küpseb. Ja kui te olete selle liha ära küpsetanud, siis palun, pange natuke sibulat peale ja võtke Armeenia lavaš, sest sellega on väga maitsev. No nii, ja kui me räägime üldisemalt suveplaanidest, siis mis plaanid teil suveks on? Elada. Head elu. No nii, kuidas on hea elu elamine Eesti suvel? Seda, mis meile meeldib ja teha seda hingega. Nautida igat päeva, mis meile Jumal antud on. Ja seda nautida koos meie perega, lähedastega, meie lastega, sõpradega, kõikidega. Aga jääte te Eestisse või lähete kuskile reisima? No paraku minu töö tõttu me peame pigem Eestisse jääma. Aga õnneks Eesti suvi on väga ilus. Ma loodan, et tuleb seekord, eelmine aasta vist oli natuke... Aga see aasta äkki tuleb parem. Mida sa jaanipäeval teed, et millised on sinu jaanipäeva plaanid? Jaanipäeval me lähme sõpradega Hindreku tallu ja teeme mu kleit võib-olla. Teeme siukseid traditsioonilisi jaanipäeva asju, et mul sõbranna lubas igast neid õigeid Eesti mänge teha, et ootan väga põnevusega. Hea toit, mahlane šašlõkk ja kosutav rüübe käivad kindlasti jaanipäeva juurde. Kuigi kaitseminister plaanib minna vanematele külla Virumaale Joodiku külla, siis napsu ei ole minister ealeski võtnud. Kõigepealt on võidupüha. Võidupüha paraad on sellel aastal Raplas, kõik on oodatud ja kui võidupüha on möödas, siis tavapäraselt me oleme käinud ikkagi mõlemad vanemad läbi, et vaatame, kui õnnestub ja vähegi jõuan, siis lähen oma vanema koju Joodiku külla ja sealt edasi püüame võib-olla siis Pärnusse ka jõuda, et vaatame, kuidas jõuame. Ongi selline koht nagu Joodiku küla? Lääne-Virumaal Joodiku küla täitsa olemas. Ja teie seal juures ju tilkagi alkoholi ei tarbi? Nii on, aga ainult viimased 49 aastat. Meelelahutajate jaanipäev on sageli ka väga töine. Näiteks legendaarne Hendrik Sall-Saller on pea kõik viimased jaanipühad veetnud bändibussis, et jõuda paljudele pidudele esinema. Mul on olnud juba päris mitu aastat samasugune jaanipäev ja ma loodan, et me oleme Tallinnas, me oleme Pühajärvel, me oleme pakun kuskil Kosel, pakun, et olen veel mõnes kohas, nii et üldiselt tutvun kauni Eestimaaga ja jällegi lahutan meelt. Jaanipäeval olen Hiiumaal, ma mängin seal oma monoetendust, Alasti Palmiste ja peale seda jään Hiiumaale.